Aga tere kõigile, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, head inimesed üle Eesti, Eestimaa küladest. Ja täna on see seminari põhiteema on, mis teeb Eesti küla elujõuliseks. Ma arvan, et eelkõige teeb Eesti küla elujõuliseks just need inimesed, kes seda küla elu kujundavad. Ja ma arvan, et väike osa nendest inimesed on ka siin täna Riigikogu konverentsisaalis ja eelkõige küla elujõud sõltub sellest, et kas on seal eestvedaja, kas on seal säde inimene ja siis see küla eluga läheb. Kahjuks selles külas, kus mina elan, ei ole seda säde inimest. Aga kui ma Eestimaa ringi sõidan, siis ma näen väga ilusaid külasid ja külapilt, mis on muutud tundmatuseni. Ja kindlasti on ka siin abi igasugustel programmidel, mida annavad siis kohalikud omavalitsused, riik ja nii edasi, et läbi selle ongi võimalik külaelu paremaks kujundada, olgu see siis teedeehitust, internetiehitus, elekter ja nii edasi, et see mõjutabki seda külaelu. Aga kui kokkuvõttes siis öelda, et siis külaelu on liiga heaks läinud, sest tänase peale ei ole võimalik ühtegi maja enam külades osta, vähemalt meie kandis, ma ei tea, võib-olla teie kandis on võimalik osta. Ja kui osta, siis see hind on juba väga kallis. Eks te olete selle kujundanud selliseks, et see elu maal külas on muutunud atraktiivsemaks ja kogu see ka nüüd maailmas toimus ja kõik energiahinnad ja selle kaasnev tegelikult inimesi toobki tagasi maa juurde, toob küla juurde ja ma arvan, et Eesti küla elul on veel paremad päevad ees, sellest ma üldse ei kahtlen. Aga eelkõige jah, tänu teile, tublidele inimestele, kes seda külaelu korraldate, seda eest veate, meie Eestimaa, meie külaelu muutub järjest kaunimaks ja me tunneme sellest rõõmu. Et aeg-ajalt ma olen ka teinud spetsiaalselt selliseid sõite just nendesse kohtades, kus tavapärast ei sõida, kus saab mööda asfalteed sõita ja 90-100-ga sõidangi just sellist kruusateid mööda ja vaatan, kuidas külapilt muutub ja ta muutub päris kiiresti. Aga edu ja jõudu teile ja aitäh teile selle tehtud tööst, mida te seni olete teinud. Kindlasti teil on uued plaanid ja ma soovin edukat konverentsi või seminari arutelusid. Ja järgmisena palukski siia terituseks sõna andmast Jüri Ratasele, Riigikogu esimehele. Ma tean, et Jüri on ka küladega hästi palju seotud, et tal maakodu on kusagil Killige Nõmme taga, ma vist on Taliküla, kui ma hästi tean. Et ju ta seal ka midagi korraldab ja seda elu paremaks muudab ja sellel ajal, kui ma maaeluminister oli, siis Jüri oli väga sagedane külaline ka, mitte külaline, riigi ametlik ja külaline on ta töövisiidid viisid ka maale, nii lautadesse, tori hobusekasvatus ja nii edasi. Aga aitäh, Jüri, sulle ja palun siis sõna terituseks. Jah, suur tänu, Tarmo. Et ma soovin küll öelda, et armsad sõbrad, et austatud kodukandi liikumine, Riigikantselei, kes täna on seda üritust korraldanud, oleme südamest tänulikud selle eest. Ma ei saa üle ega ümber, et Krista, sa tegid selle eelmise aasta kevade minu jaoks küll väga huvitavaks kevadeks. Kui Tarmo siin rääkis ja ma mõtlesin, et see vist ei olegi suu soojaks öelduna, et see on olnud kõige huvitavam kevad minu jaoks. Ma ei ole kunagi varem käinud aastaküla valimas. Ma tänan kindlasti komisjoni liikmeid, kes seda tööd tegid seda vabatahtlikult. Sina, Krista, nagu juhtisid meid ja loomulikult kõik need 15, ma ei saa öelda küla, sest külasid oli rohkem, aga 15 maakonda, kus me käisime, mõnes kohas oli pandud 4 küla kokku, nagu teie seda nägite. See oli tõesti väga huvitav, ääretult huvitav. Sa rääkisid, Tarmo, et sa sõidad maapiirkonnas ja vaatad, kuidas asjad muutuvad, see nii on, aga me saime nagu süübida igasse konkreetsesse
lukku külaellu, no vähemalt, kui ma mälu mind ei peta, seal 120 minutit, ega see oli tempokas ja see oli tõesti väga huvitav. Ka tänasel hetkel, kui mõnest kohast olen läbi sõitnud peale seda aastat, siis mingil põhjusel kuidagi peatad auto ja ma ei tea, kas istud sinna Kiige platsi äärde maha või lihtsalt mõtled, et kui me siin olime 2021. aasta kevadel, jah, ma olen nõus, et küla, see tähendab elujõulisust juhul, kui seal on inimene. Aga ma arvan, et see tähendab ka elujõulisust ühelt poolt, kui seal on need oma lood. Et mäletan eelmisel aastal, kui me käisime külades ringi, jalutasime kuskil põldude vahel, et need lood, mis on juhtunud kümnete, sadade aastate jooksul, kuidas see muutused on toimunud, need olid tõesti väga huvitavad. Nii et ma isiklikult soovin selles küll teid kõiki tänada. Me püüdsime tegelikult selle meeskonnaga mingit tagasisidet anda ja see oli samuti väga tore sõit eelmisel aastal Lübnitsasse, Urmas, sinu juurde, kus sa võtsid meid toredasti vastu ja me arutasime, mõtisklesime just selle hindamiskomisjoniga, mis võiks teha teisiti ja mis võiks olla teisiti. Nii nagu tänapäeval, ma saan aru, et moes on öelda, et on uued, ma ei tea, kas need olid mere ja maa või maa ja mere pildid, nii on ka järgmisel aastal uued mere ja maa ja pildid, uued komisjonid, kes neid külasid hindavad, aga ma arvan, et ka see tänane hetk siin, et mina küll soovin heas mõttes olla suur kõrv ja kuulata. Ja ma ütlen, et võib-olla kõige raskem minu jaoks oli see Vabaõhumuuseumi üritus, et sinna tuli kõik tegelikult võinuks võita esikoha ja see oli selles mõttes raske, et kõik olid ju meeletult panustanud, olid valmistanud ette, olid saunad soojaks kütnud, olid näidanud oma külakultuuri, küla tegevusi ja siis näed, üks võidab. Et tegelikult saanuks, aga seda kodukanti ei lubanud ja sa ka, Krista, ei lubanud 15 esikohta välja anda, nii oli. Nii et jah, mul on hea meel, et paljudega teist on täna võimalik siin kohtuda. Tõesti meenuvad need ringreisid eelmise aasta reedeti me käisime, aga kui see nüüd korra kõrvale jätta ja mõelda edasi, siis ma arvan ka, et ühelt poolt ju võiks tõsta käed üles ja alla anda, et öelda, et Euroopa Liidus elab circa 4/5 või juba ehk täna veel rohkem inimesi linnades, linnastutes. Aga ma arvan, et me peame kõik tegema selleks, et ka maal oleks see elu jätkusuutlik, et ka maal oleks see elu huvitav ja see oleks ka võimalik. Ja teie teate seda kindlasti kordades paremini, aga seal on kõiki neid komponente vaja, ei saa ainult öelda nii, et vot kui tore, nüüd on kiire internet ja nüüd on asi lahendatud. Sinna on samuti vaja ka transpordivõimekust ja on vaja seda, et need teed laseksid läbi ka mitte ainult talvisel ajal või siis, kui on väga märg ja teede olukord ei ole parim. Ja see on töökohad, see on ka haridusvõimalused ja siin majas selles mõttes neid otsuseid ju tehakse. Et me ei tule ühegi inimese perekonnaelu või leibkonnaelu korraldama, aga see maja läbi riigieelarve, läbi otsuste peab andma selle suuna või mitte selle suuna, et kas tegelikult väljaspool Tallinnat ja Tartu Raekoja platsi on ka võimalik elada või ei ole. Ja ma lõpetan võib-olla selle mõttega, mis sa ütlesid ka, eeskõneleja ütles, et pole neid kohti, kuhu osta, kui keegi ka soovib elukohta, et need hinnad on väga kalliks läinud. Aga teiselt poolt ma ütlen, et ega riigi poolt ei ole ka väga toetatud see, et teha siis vanemate või vanavanemate koht korda või endale uus koht leida, kui ei ole Tallinna Raekoja platsis või Tartu Raekoja platsis kinnisvara, mida anda siis tagatiseks. Mingid meetmed uued on,
läbi KredExi, aga ma arvan, ka see on oluline, et me saame oma kodu luua. Nii et suur tänu tõesti veel kord teie kodukandile, Riigikogu Kantseleile, et te täna siin olete, teile kõigile, et te selle aja võtsite ja ma loodan, et sellest tänasest kohtumisest saab ka villa olema. Villa selles mõttes, et mida siis tuleb teha paremini, teistmoodi, kuhu tuleb tähelepanu juhtida. Südamest aitäh, et te tulite. Aitäh Jürile ja ega ma pean ka ütlema, et minu kogu elu ongi külas mööda läinud, nii et ma olen sündinud külas ja ka kasvanud külas. Ja kui see seminar läbi saab, siis ma sõidan ka külla tagasi ja ma tean, kui pikk nimekiri mul nüüd sellel nädalavahetusel vaja ära teha, et siis mitte tunda ennast kuidagi kehvemini, kui naabritel on oma kodumaja korda tehtud. Ja ma arvan, et mul on väga hea tunne, kui ma saan lennujaamast mööda sõita ja kui lennujaamal saan tagumise punaseid tulesid näidata, et siis on mul selle hea tunne, et siis ma ei ole linnainimene ja teiega ilmselt ei ole. Aga ma annan nüüd tervituseks sõna Tanel Talvele, kellel peaks see maja olema hästi tuttav, Eesti külaliikumise kodukant juhatuse liige, nii et ole hea, Tanel. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud parlamendisaadikud, head teekaaslased, armsad külahullud. Tore teid näha siin iseäranis selles väga tähtsas Eesti riigile loomulikult ja meile kõigile hoones. Tänu kodukandile ma täna teie ees seisan. Ja mitte ainult sellepärast, et alles hiljuti valis üle-eestiline külaliikumine mind selle organisatsiooni juhatusse, vaid tegelikult kodukandiga seob mind juba võib öelda aastakümnete pikkune koostöö mitmes vallas. Pisut ajalukku minnes siis aastal 1998 kodukant Harjumaa hakkas välja andma ilusa küla tiitlit, mis tänaseks on siis saanud nime Aastaküla. Ja mina tulen sellisest toredast Eestimaa paigast nagu Voose küla, see asub Kõrvemaal Hanija vallas. Ja ma mäletan, ma olin siis veel üsna poisikene tegelikult, see oli eelmisel sajandil siiski, eks ole. Ja ma mäletan seda hetke, kui see tiitel anti ja ma vaatasin väga suure austusega ja sellise tänutundega nende inimeste peale, kes tookord nii Voose küla juhtisid, kui Mare Elm, meie endine külavanem, meid seda ülekannet vaatab, siis tervitused ja suured kummardused sulle. Aga ka kodukandi inimesi, kes võtsid täiesti vabatahtlikult, loomulikult, nagu me kogu aeg kõik seda teeme, sellist asja eest vedada. Ja võib öelda, et tänu sellele ma täna siin tegelikult seisangi, et mul tol hetkel see ilusa külatiiti üleandmine on nii eredalt meeles ja see pani mind ka pingutama. Aastal 2005 valiti mind ka Voose külaseltsi juhatusse ja tänase päevani ma seal olen ja oleme püüdnud siis seda Voose küla, mille juured ulatuvad juba muistsesse Eestisse, elus hoida. Nii et ma tahan öelda seda, et see Aastaküla valimine, et ta võib-olla mõnes mõttes tundub selline, et valime ja mis siis ikka sellest nii väga muutub, aga vähemalt minu jaoks on sellest ikka väga palju muutunud. Ja ma olen üsna kindel arvatavasti, et meie Voose sõprusküla Viskla, kes on siis Aastaküla laureaat, mõtleb enam-vähem samamoodi ja ma olen üsna kindel, et ka teile on selle tiitli saamine andnud jõudu juurde edasi pingutada, mis on väga tähtis, sest nagu me kõik väga hästi teame, siis vahest on sellist toredat patsutust seljale ja tunnustavat sõna vaja rohkem isegi võib-olla kui raha. Nii et väga suur tänu kõikidele kodukandi senistele juhtidele, eestvedajatele, et olete olemas olnud ja seda organisatsiooni tänase päevani väga võimsana hoidnud ja ma väga loodan, et ka minu juhatuse kuulumise aja jooksul saame anda uue hoo ja uue hingamise sellele organisatsioonile. Aga ma kasutaksin täna veel ka juhust, kuna me just nimelt siin armsad endised kolleegid, rahvasaadikud, meie kõigi esindajad siin oleme, et mul on selline unistus, et kunagi
saabub aeg, kui me räägime sellest samast, mida Jüri siin mainis, näiteks kiirest ja töökindlast internetist, et maapiirkondade elanike jaoks ei ole see nagu selline imeloom või midagi enneolematut ja et kõik on nagu õudselt tänulikud, et nüüd selline asi lõpuks ometi külla saabus, vaid et see on kuidagi elementaarne. Samamoodi võiks olla elementaarne kõik muud riigi poolt pakutavad teenused ka maapiirkonnas, mis ei ole nii väga iseenesest mõistetavad midagi täna. Et kui me räägime ka ühistranspordist, mida ka jällegi Jüri puudutas, et ka selle kättesaadavus ja inimestele sobilikumaks tegemine on väga tähtis. Ja neid momente on palju ja ma väga loodan, et ka Kodukant organisatsioonina saab olla veelgi parem partner teile, et koos ajada seda asja niimoodi, et see ka sõnadest tegudeni jõuab. Ja nii nagu ka jälle Jüri mainis, et see riigieelarvest ka välja paistab, sest et me võime ju ilusaid sõnu ju rääkida, aga kui buss käib üks kord nädalas paljudes kohtades ja seda ka üks kord päevas, siis katsu seletada inimestele, et tule maale elama. Et on üsna keerulised lood tegelikult. Nii et ma tean väga hästi, et ka täna ma loodan nendes aruteludes, mis siin päeva teises pooles järgnevad, tuleb väga palju häid mõtteid ja teeme nüüd nii, et me hakkame tegutsema ka, et me ei lähe siit lihtsalt laiali nende samade vanade heade teadmistega, et tuleks teha, vaid et päriselt teeme ka. Veel kord ilusat, toredat ja sisukat arutelu teile, väga soovin teiega head koostööd järgnevate aastate jooksul ja aitäh teile, et kuulasite, kena päeva! Aitäh, Tanel, selle sõnavõttu eest ja tervituste eest, et meie lauas on esindajad nii Saaremaalt, Mulgimaalt, Kihnu saarelt, Jüri esindab ilmselt Pärnumaad täna. Aga need järgnevad arutelud, mis toimuvad peale seda ettekandet, me arutamegi nendel teemadel, et kuidas siis paremini maaelu korraldada. Minu teada ka interneti arenduseks on päris suured summad eraldavad, kuidas seda tasuta bussitransporti paremini korraldada ja efektiivsemalt, et see arutelu käigus peakski nagu välja tulema. Aga järgmisena ma annan sõna Anneli Akkermannile, Riigikogu majanduskomisjoni liige, ja Anneli räägib teemadel, millised on riigi sammud tugeva ja elujõulise maaelu edendamiseks. Ole hea, Anneli, räägi. Ma tean, et Anneli kasutab ise ka seal lihaveisid ja kunagi ka lambaid, ma ei tea, kas sa nüüd kasvatad enam? Ikka kasvatad? Kihnu tõugu lambaid ilmselt. Ole hea, Anneli. Nii, tere kõikile minu poolt koha. Jüri ütles meile, et räägi nüüd kihnu keeles. Priipärast võib kihnu keeles rääki iseasi, kas aru saate mõnda või saamta. Kõik saate aru va? Ei pole üldse muret terve jutu või kihnu keeles rääki. Ning mina olen koha Kihnus pärit ühest kõige ilusamast külest, kohe ette Vanaküla, Lenaküla, nii mina praegu ei mõista ütelda, aga Krista teab seda kindla peale, et kas see oli Pärnumaa kõige ilusam küla ühe aasta või oli Eesti kõige ilusam küla, Kihnu Lenaküla. Ma praegu seda enam ei mäleta, sellest üsem jutu aastat kaudu. Aga see on tõest ette ilus vana küla. Ning mina pidi rääkima, et mis riik külade jaoks teeb. Minu arust, kui nüüd natuke kaugemalt peale hakata, siis natuke juba koroona kriisi alguses, aga nüüd eriti pärast seda, kui Ukraina sõda UIO-ga käima löödi, on maailmas kõik muutun ning asjad tuleb ümber mõtesta. Ning kui te nüüd ütlete, et külades enam põle maju soajamte ega ehitusõigusega krunta, siis see tähendab, et te saate ka praktikas ise aru, et mõnda on külaelus muutun. Ning mis Kihnus on muutunud, me arva kõik, kes teistes külades koha, on see, et taludest on soan moakodod. Ning minu arust on talu see, mis kohe müüb talukraami, seda põllumajandustoodangut, emtaki järge, liha, loomu, köögivilja, taimi, kartuli, porgandisi. Ning kui loomad kaotas see
ning põllusaadusi ei müüa, siis me arva, et see majapidamine on moakodu, mitte talu enam naavõrd, et minu jaoks käib selle koha pealt piir läbi. Me näeme, et inimesed ikkagi seal elavad nendes majades. Kihnus on elanike arv üsa vähenen. See on natuke petlik koa, sellepärast, et Kihnu kirjutakse rohkem sisse, sellepärast, et praamipilet on mitu korda odavam, kui sissekirjutus on Kihnus. Ning meitel ongi sedasi, et umbes 600 inimest on rahvastikuregistri järgi Kihnu sisse kirjutat, aga tegelikult, kui talve naised Njapõ peal kogu lugevad, et mitu inimest siis seal elab, siis on, kui 400 on, siis ette jäste, et umbes pooled inimesed on siuksed, kes tegelikult Kihnus ei ela. Siis on Kihnus ka siuksi, kes tegelikult kaugtööd. On ettevõtete omanika ning juhta, kes käivad võib-olla korra nädalis Pärnus kontoris. Ning kindlasti olete ka filmi näin, et Kihnu pulmast tehti nüüd juba 15 aastat tahagu peaaegu film Raili ning Raili on üks nendest, kes teeb kaugtööd ning tema töötab tegelikult Norras ning sellest on tehtud ka vist töörööbiku saade. Siuksi inimesi on koha moal järjest rohkem. Ning mis nende jaoks on kõige tähtsam, on muidugi internetiühendus, et nemad saaks oma tööd teha, et saaks töös olla, et kui mõnel on taris andmebaasist andmesid vaja, siis need oleks sekundi murdosa jooksul Kihnust sisse pandud andmed oleks Norras kättesaadavad ning see on ühenduse küsimus. Riik on lõpetanud lepingu Elektrileviga, kellega olid pahandused selles mõttes, et tema pakkus, kui palju tema paneb ühendusi, aga pani need ühendused sinna, kus tal parasjagu muud kaebmist oli. Ning Tanel muidugi teab seda palju paremini sellest rääki kui mina. Aga sinna nende ühenduste, just internetiühenduste tegemisse pandi raha kõvasti juurde, minu arust 65 miljonit planeeritakse palju ning sellega peaks üsa hulka külasi omale korraliku nagu siukse ühenduse saama, mis tööd teha laseb. Aga kas teie jõuate kihnu keelt veel kuulata või on eesti keeles lihtsam kihnu keeles? Võib-olla. Siis, aga nüüd, kui taludest on moakodod, siis tuleb palju asju ümber mõtesta ka, sest inimesed mõtlevad nendes majades teistmoodi. Mis on Pärnus ka näiteks räägitud, Cumulus Consultilt telliti Kuele uuring, kooli arengukava, mis on paljudes maakondades tehtud ning sealt tuli välja soovitus, kui Excelit ja Kegetepidi läbi analüüsiti, et siukstes kohtes, kus on koloosiaegas ehitati 200-300 õpilasele koolid, tasub ehitada hoopis uued majad, hariduskultuuri, sotsiaal- ja siis valitsemise või avalike teenuste keskused. See peaks tegelikult olema riiklik programm, nüüd kahjuks tema jääb jälle mitme ministeeriumi ning kohaliku omavalitsuse nagu haldusalasse. Nii me arva, et selles mõttes niisugused ajaloolised vanad külad peaks olema läbi mõeldud, et kas mõni elusam, korralikum, parema arhitektuuriga, paremas asukohtas maja niisuguseks multifunktsionaalseks ümber ehita või siis ehita uus. Sellepärast, et me oleme majandustõpp ning majandusteaduskondes Toomas Haldmaa, kes õpetab majandusanalüüsi, ütleb, et üledimensioon on kulu ning on väga-väga suur kulu. Tühjad hooned on väga-väga suur mõtete kulu. Et selles mõttes, et tasub, kui tulevik muutub, tuleb ümber mõtelda, tuleb teha uuest ja uutele vajadustele vastavalt, mis 20 aastat umbes ede näha on.
Siis kui veel teedest rääkis, siis me arva, et see tasuta ühistranspordi peab välja vahetama nõudetransport, eriti koolilastele. Nii Pärnu maakondades ühistranspordikeskusi analüüsis oma auditis Riigikontroll ning siis tuli välja, et Pärnumaa inimesed on oma ühistranspordiga kõige paremini rahul. Ning seal on juba päris palju nõudetransporti, sotsiaaltransporti, näiteks meo ema, Kihnus on kohe üks sotsiaalbuss, tema enam meoga linnas käia ei taha, sest me olnud kogu aeg kiire, me oli pole aega nendes kohtas käia, kus tema tahab käia, nii kogu aeg siuh siia, siuh sinna, tema läheb parem selle sotsiaalbussiga. Ummiku võetakse A tagant oma maja juurest peale, enamasti pannakse siis kõik pensionärid 7-8 ühte bussi ning siis terve päeva õõtsvad nendes kohtades, kus nendel on tarvis minna, et turu peale, hambaarsti juurde vereproovi tegema ning siis tõuakse õhtaks koolaeva pealt tuled maha. Ning inimesed on sellega ette rahul ning teistes Pärnu kohtades koha. Ning kui näiteks Pärnumaal on siuksed suured piirkonnad seal Läti piiri ääres Tali kant ning seal Lavassaare, Lääneranna, seal ümber nende suurte rabade, kus elab 2-3 inimest ruutkilomeetril, seal on nagu ühistransport lootusetu. Et lootusetu on sinna siuke ühistransport panna, et saad ummiku minna ning õhtu tulla, et isegi 2 korda. Ning see ühistransport, see buss, see võib ka seal tühjalt lokso võib-olla nädalipäevad, võib-olla 2 nädalat, et keegi sõidagi, et siuksed piirkonnad kindla peale on nõudetransport väga palju nagu mugavam ning param. Iseasi, mis ta siis nagu maksab, aga see lihtsalt see transpordiraha on palju ratsionaalsem kasutas edasi. Eriti koolilastel, et koolilastel peaks ikkagi käima kodunt juurde võtma, seda on ka enne nähtud. Ameerikas koolibussi marsruute tehakse iga aasta ringi, kust lapsed peale tulevad ja kust enam ei tule. Et seda on enne tehtud. Ning eriti tänapäeval, kui on interneti võimalused, Bolti järgi sa võid täpselt näha, kus autod käivad või kus inimesed võtavad, et see on tänapäeva võimalus, seda saab teha. Mis veel võiks, omavalitsus võiks palju rohkem arengut suunata planeeringute kaudu ning sinna, kus ta need multifunktsionaalsed näiteks teenuskeskused vanade ajalooliste asustusalade juurde teeb, et sinna peaks planeerima, ostma ning planeerima ka elamukrundid, et inimestel, kes siiski tahtvad maal elama tulla, oleks seda pakkumist, et kuidas see pakkumine on, et kas pakutakse liisingusse või kapitalirenti või hoonestusõigusega, seda saab kõiki mõtelda, aga seda peaks tegema, et kohalik omavalitsus saab sedasi oma arengut kõige paremini suunata. Siis me muidugi tegele kõige rohkem selles Riigikogu koosseisus, ütleme, võrreldes oma eelmiste koosseisuga, kus me oli 12. Selles siis 14. koosseisus me tegele kõige rohkem tuuleenergiaga ning ehitusseadustik, mis tuuleparka mere ehitamist nüüd hakkab reguleerima, see on nagu, ütleme, 80% siis seda tööd on tehtud ning me loodame nüüd veel, et järsku saame, on pisike võimalus, et jaanipäevaks saame kohe selle keskkonnahäiringu hüvitise seadustet, mis siis läheb kohalikele inimestele, kes tuuleparke ligidal elavad ning nendele kohalikele kogukondadele. Tuuleelektrijaama arendajad ette palju uuetavad seda, et me nüüd siis 7 aasta jooksul Riigikogus on see tõesti esimene seaduseelnõu, et kui me lähe kusagile, kus tuuleenergeetika arendajad kogu saavad, siis on slaid, pannakse üles, et riik, olge head, et kehtestage see seadus, kogu on lepitud 0,5% siis netomüügist ja netomüük on megavattides, korrutada siis Nord Pooli hind. Ning selle järgi sõltuvalt tuuliku suurusest peaks hakkama siis kohalikele inimestele laekuma, nii muidugi Nord Pooli ennast ka, 10 000, 20 000 eurot aastas ning me arvame, et see on ka üks asi, millega ikkagi kohalikud kogukonnad saavad ennast oma edega arenduseks raha saaja. 3. on kindlasti peaks olema kõikjal katustel, mis on viilkatused, need on maal palju, katust vahetakse, tuleks panna elektrit tootev katus.
Seoka toetus võiks olla minu eest hajaasustuse programmis, sest hajaasustuse programm suhteliselt hästi ikkagi töötab, et seal on 3 osalist, riik, kohalik omavalitsus ning inimene ise ka. Ning me oleme muidugi märksõnusi veel, aga me vaata, et me aeg on ammugi täis. Aitäh, et kuulasite ning ja kui aru saite, sai kihnu keelt rääkida, polegi hulk aega rääkis vaan. Aitäh! Aitäh, Anneli, tolle kõne eest, mis sa siin praegu pidasid maha. Aga järgmisena ma annan sõna Kotka Siretile, Riigikogu maa sotsiaalkomisjoni esimehele, kes elas Kosselgi Väike-Maarja lähedal, ma ei tea, mis tolle küla nimi on. Triigi külan elas Siret. Ja Sireti teema on, kuis suurendada sotsiaalse kapitali olemasolu maapiirkondades. Ole hea, Siret. Nii, aitäh teile kõigile, et väikene sissejuhatus ka, et ennem kui ma hakkan selle teemaga rääkima, et siis tõesti tegelikult olen väiksest külast Triigi pärit, kus ma tegelikult ka kõige rohkem vist, kui ma ei pea Tallinnas viibima, ka viibin igapäevaselt. Et tegemist, kes ei tea, siis on Lääne-Virumaal umbes niisugune küla, kus on 300 elanikku, on nii kortermaju kui ka siis eramaju. Aga mis on nagu oluline, siis seal tekkis üldse niisugune MTÜ Triigi mõis, sai siis algatatud minu algatusel koos siis ettevõtjate ja teiste aktiivsete külainimestega siis juba päris kaua aega tagasi, ma olin siis umbes 18. Ja see mõte tuli väga lihtsalt sellepärast, et tolle hetkel me mõtlesime, et näed, et Nõukogude Liidu ajal olid ikka külapeod ja mäletasime kõike vahvad jaanituldes, spordiväljakud olid, sai kossu mängida, aga nüüd ei ole mitte midagi. Ja siis võtsimegi kokku, asutasime ühe korraliku MTÜ, tegime esimese siis jaanipäeva ja peaks ütlema, et kogukond oli sellest väga vaimustatud, sellepärast et tol hetkel isegi öeldi, et meie jaanituli oli isegi palju toredam ja vahvam kui siis valla siis ametlik jaanituli. Nii et sealt kõik see asi sai meil alguse ja me pean ütlema, et täna on see küla edasi arenenud väga aktiivselt ja et selles mõttes oli hea tunne, et koostöös siis kõikide inimestega me saime sellele külale hoo sisse anda. Ja ma arvan, et täna mitte keegi seal ei mõtle, et külal ei peaks olema MTÜ ja külavanem ja ei peaks toimuma üritused. Aga sõna sotsiaalne kapital. Ma usun, et päris paljud teist teavad, mis on sotsiaalne kapital, aga tegelikult sotsiaalne kapitali üks põhirolli osas on võrgustik. Et võrgustik, kus on siis sidemed, seal on siis, sidemed on nii siis isiklikud, aga ka avalikud. Ja see sotsiaalne võrgustik on tegelikult selles mõttes hästi oluline, et ta on meie kesksel kohal ja kui keegi teab, kust tuli see mõte, siis see mõiste sotsiaalne kapital, siis tegelikult selle lõi omal ajal sotsioloog Putman ja ta omab veel endal all tegelikult selliseid väärtusi nagu usaldus, siis normid ja väärtused. Ehk need on need, mis meid igapäevaselt tegelikult seob. Ja need sotsiaalse kapitali siis selle võrgustikus ongi väga kesksel ja tähtsal kohal, kuidas me siis omavahel tegelikult suhtleme, et kas me oleme siis seotud sellega, et me suhtleme lihtsalt tere või tegelikult me tunneme teise inimese vastu rohkem huvi. Ehk teisisõnu, kui tal oli kiirabi väljas käinud, siis me küsime, et kas me saame sind aidata. Ja see on tegelikult see fundament, mis on ka külaelus, et kas me tunneme ja tahame teisi inimesi rohkem tunda, või me käime seal ainult ööbimas. Et see on hästi oluline. Ja selle sotsiaalse võrgustikus siis kõige tähtsamad nagu aspektid ongi, mis ma juba ütlesin, et nad esiteks tunnevad ja aktsepteerivad üksteist sellest elanikud, ehk ka need uued inimesed, kes tulevad külla, peavad tegelikult tundma, et neid tahetakse tegelikult väga selgelt seal, et nad külas elaksid ja nendega arvestatakse. See on ülimalt tegelikult oluline. Ja teine asi on see, et külaelanikud peavad tundma, et lisaks sellele,
et nad on seal olemas, nad tahavad rohkem panustada. Et see kõik, kes te tegelikult täna siin istute, te olete inimesed, kes panustavad külaelusse rohkem kui siis ütleme tavaline inimene, kes elab võib-olla linnakorteris, ma päris vabandust, et ma niimoodi ütlen, aga nii on. Et selles mõttes te käite seal külas ringi ja te vaatate, kuidas seda küla planeerida üheskoos. Kuidas seda küla luua nii, et see oleks hea elamiskeskkond. Mitte ainult, et teie koduhoov oleks ilus ja oleks rohitud, vaid et teil ka tegelikult tervikuna oleksid seal külas teed olemas, oleks külaväljak olemas, oleks külamaja olemas, oleks tegevused olemas. Ja need kogukonna üritused, mis tegelikult korraldatakse, on selles mõttes ülimalt olulised. Ja need kogukonna ürituste jaoks on tihti, ma tean, et võeti ka meetmetega, tehti need külamajasid ja need külad, kes minu meelest toimetavad seal külamajas hästi aktiivselt, ehk siis küla inimesed ise veel korraldavad enda inimestele, näiteks on seal eakate ring, kus toimub siis mingi kudumine või siis noored käivad seal veel piljardit mängimas, kuna neil on see niisugune koht ja nurk olemas. Need külakeskused tegelikult ja külad on sotsiaalselt palju tugevamad, nad tunnetavad üksteist, nad muretsevad üksteise pärast, kui ainult need külad, kus ma toon nüüd näiteks, need, kes on orienteeritud sellele, et nad kunagi tegid selle külamaja näiteks valmis, aga täna seal väga aktiivselt tegevust ei toimu ja nad näevad seda ainult, et rendivad näiteks mingid tähtpäevadeks ja sünnipäevadeks välja. Et see on juba see tasand, kus tegelikult, kui on see maja olemas, saaks seda sotsiaalset kapitali tõsta, et inimesed siis oleksid rohkem kaasatud. Ja muidugi väga tähtis roll on ka selles, et sotsiaalmeedial, ma tean väga paljud külad on loonud endale sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis konto. Miks see tundub võib-olla, et niisugune infovahetus? Mina ütlen, et see ei ole ainult infovahetus. Et ma tean väga selgelt neid külasid, kus tegelikult on Facebookis konto ja siis pantakse kohe pilt üles, öeldakse, et mingi kahtlane auto sõitis meie külas ringi. Ja pärast tuleb näiteks välja, et omavalitsuse mingi järelevalve spetsialist, kes pildistamas, kas muru on niidetud või mitte, eks ju. Et mõningates maatükkides. Aga juba tol hetkel, eks ju, et see näitab seda, kuidas inimesed on valvsad ja nad hoolitsevad enda piirkondades. Või teine asi, nad panevadki pilte üles ja ongi tegemist tegelikult mingi vargaga, kes siis tegelikult käis ja nuhkis ja tahtis varastada rattaid. Et selliseid aspekte selle juures on hästi palju, aga see tähendab selgelt seda, et kogukond, liikmed, kõik tunnetavad, et nad tahavad ühiskoos panustada ja see on nagu hästi oluline selle sotsiaalse kapitali olemasolus. Nüüd, kui ma ütlen poliitikuna, et mida peaks siis nagu tegema, et seda sotsiaalset kapitali suurendada, siis ma tean väga paljud, kui tulevad kohalikud omavalitsused, siis panevad, kas on need valimisliidud või ka mõningad erakonnad on pannud, et külavanem peaks olema palgaline versus siis kui küla kui MTÜ toetamine. Minu paratamatu niisugune ja selge soovitus on see, et tuleks toetada külasid kui MTÜ-sid, kui seltsingut, sellepärast et see on väga selgelt võrgustik ja siis toetatakse rohkem kui ühte inimest. Isegi kui üks inimene kaob, see aktiivne inimene kaob sealt külast ära, siis kui on seal võrgustik ja MTÜ, siis on selge, et seal küla tegevus tegelikult jääb alles. Kui toetatakse ainult külavanemalt, siis võib juhtuda selline asi, et olenevalt siis külavanemast, et võib-olla et hakkab raha rohkem armastama kui küla. Et sellised hetki on ka ju meil Eestis tegelikult olemas, nii et seetõttu mina nagu väga selgelt toetan, ja midagi ütleb ka sotsiaalse kapitali teooria tegelikult, et see vabatahtlikkuse seltsing, kui seda toetada, et see on see võrgustik ja seda tuleks nagu toetada. Teiseks, minu enda niisugune soovitus on väga selgelt, et tuleb kaasata võimalikult palju kohalikke ettevõtjaid. On need farmerid või on nad mõned muud talupidajad või on nad mõned mingid teenusepakkujad, aga iga inimene, kes on tegelikult kaasatud ja ka sinna seltsingu vormingusse, just MTÜ-sse näiteks, siis ta tahab palju rohkem panustada juba siis sellesse külasse. Ja seda on nagu väga selgelt praktikas on näha ja tunda ka.
tuuakse kohe vabatahtlikult kõik oma traktorid ja ka töölised appi, et aidata seda külaellu rohkem. Nii et kui see ettevõtjaid kaasatakse külas, siis tegelikult küla läheb paremini edasi ka. Järgmiseks mina ütleksin seda, et kui alati tulevad valimised, siis ma tegelikult soovitaksin, et just see on see avalik, on ju, ma ütlesin, et võrgustik on alati isiklik ja avalik, ma soovitaksin alati, et küla esindaja võiks saada teil volikokku. Nüüd, miks saada kohaliku omavalitsuse volikokku, kõik saavad nagu väga selgelt aru, et jaotatakse kohalikul tasandil rahastust ja selleks, et näiteks mingi tee või siis kaugküttesüsteemid ka külast saaksid korda, siin on oluline, et valla arengukavasse saaksid need kirja ja siis ka tulevikus neid tehakse. Et ma tean külasid, kus on koopereeritud ja selgelt hääletaksegi terve küla, valib siis ühte inimest, et tema inimene saaks sinna volikokku. Mina seda isiklikult ütlen, et toetan, ma väga selgelt näen seda kohalikel tasandil, kuidas tegelikult need külad, kes on volikogus esindatud, need külad tegelikult saavad ka rohkem siis hüvesid enda külla. Et lihtsalt suu on lahti ja räägitakse. Ma ei ütle, et seal on kuidagi vorsti vastu. Ma arvan, et seal on pigem see, et sa suudad nagu läbirääkimisi siis pidada paremini. Ja märksõna on ka siin kindlasti sotsiaalne transport, et kui siin enda räägiti nõudepõhisest transpordit, siis tegelikult kui me räägime nüüd sotsiaalpoliitika aspektist, siis see sotsiaaltransport on ülimalt oluline, seda korraldab tavaliselt kohalik omavalitsus, aga see, et see oleks olemas ja see oleks inimestele nagu kättesaadav, see ikkagi sõltub väga palju sellest, et küla tegelikult annab enda poolt see indikatsiooni, et see sotsiaaltransporti on sinna külla vaja. Ja teine asi, kui me räägime nüüd sotsiaalsest võrgustikust ja siis sellest aspektist külas, siis mina tean neid külasid, kus väga selgelt öeldakse, et nii, ma tellisin endale sotsiaaltranspordi, vallatöötaja tuleb kolmapäeval kell 10 mulle järgi ja siis see inimene helistab veel 2 inimesele, kelle ta teab, et näiteks on liikumispuue, see ongi sotsiaalne võrgustik, et ta pakub seda tuge ja siis need koopereeruvad ja need 2 inimest saavad ka minna istuda sinna sotsiaalse transpordi peale, vallatöötaja viib nad näiteks poodi või arstile ja pärast toob nad tagasi. See on ülimalt oluline ja see teebki selle küla tugevaks, sellepärast et inimesed tunnevad üksteist ja nad teavad, et lisaks temale, et ta ei saa ise minna poodi või siis arstile, ta teab, et tegelikult on meil 2 või 3 inimest veel ja annab neile informatsiooni edasi. Nüüd siis pood, muidugi me võime rääkida, et on võimalik internetist tellida, kahjuks mitte kõikides kohtades ei ole see päris nii, et tuleks kohale. Mina ütleksin selle peale, et ikkagi nii kaua, kuni külas on mingi väike pood olemas, siis teeb ta küla palju tugevamaks. Et olen seda isiklikult näinud, kuidas külas vahepeal oli pood, siis ei olnud poodi, siis jälle oli ja siis nüüd ei ole. Et küla arengusse näiteks poe olemasolu, on see siis väike või suur, tegelikult on märkimisväärse rolliga, et ta kohe näitab seda, kas küla elab või ei ela. Ja nüüd, kui küsida, et noorte inimeste käest tegelikult, et kui nad tulevad maale, eks ju, et siis nad ütlevad isegi, et näiteks mul seal Lääne-Virumaal, et nad isegi leiavad selle endale elamispinna seal. Aga nende jaoks nad ütlevad, et kui ma olen selle elamispinna leidnud, siis see töökoht ja et see haridusasutus oleks seal olemas. On see lasteaed või on see kool, et see ei oleks kuskil kaugel. Et see on nagu ülimalt oluline aspekt. Nii et need on nagu need mõtted, mis ma tahtsin teile öelda, mis tähendab seda, et inimeste vahelised suhted tegelikult on ülimalt olulised. Meile võib tunduda väga loomulik, et me iga päev suhtleme, aga me tegelikult ei väärtusta neid, et need külad, kus see suhtlus on palju intensiivsem, tuntakse üksteise vastu huvi ja hoolitsetakse üksteise eest, et need külad tegelikult on tugevamad ja nad elavad palju paremini. Nad on rohkem kaasatud ja elanikud ka tunnetavad, et toimub üritusi. Aitäh teile! Aitäh, Siret, selle ettekande eest ja oma kodukohast tulenevalt ma võin küll öelda, et meie volikogus on vähemalt 4-5 külavanemat küll valitud sinna volikogusse, nii et rahvas toetab neid ja nad viivadki selle siis külarahva soovid sinna, aga siis kogu
kohalikku volikokku ja esindavad kogukonda. Kui mul paluti tänast päeva modereerida, siis ma vaatasin, et kas Kristat ei olegi siin nimekirjas, et kes on kogu aeg seda külaliikumist juhtinud ja ma mäletan selle ajal, kui ma minister olid, me vist mitte päevi ja tunde, vaid nädalat vestlesime külateemadel ja kuidas ta seisis nende külaasjade eest, aga Krista on vahepeal perekonna nime muutnud. Aga nüüd ma palukski siia siis aasta küla konkurss 2021 tagasi jõuada Krista Pegolainen-Saar. Ole hea, Krista. Suur aitäh! Tere päevast kõikidele siin viibijatele, mul on väga suur au teie ees seista taas. Ja minu väikene siis selline ülevaade käsitlebki siis eelmist konkurssi, et natukene tuletada meelde. Ja mul on väga hea meel, et kõik eelnevad ettekandjad on tekitanud juba laudkondades selliseid mõtteid ja võib-olla ka siis seda suminat oli juba kuulda, et mis on hea ettevalmistus selleks, et tegelikult ka vestlustesse minna. Aga tõepoolest on ju aastaküla konkurss olnud väga pika ajalooga ja tõepoolest ka viimased konkursid, mida me oleme läbi viinud, minul on siis au olnud 3 korda seda läbi viia, on tõstatanud ka esile küsimusi, et kas konkurss sellisel viisil võiks jääda samasuguseks, võiks ta muutuda ajas, me oleme erineval viisil neid arutanud ka külaliikumise liikmeskonnaga ja siit võib-olla ehk ka tulevikus uuele juhatusele mõtted, et kuidas siis ühte olemasoleva pika traditsiooniga konkurssi veelgi kas kasvatada või anda sellele veelgi suuremat kandepinda, et sealt tulevad mõtted ja ettepanekud võiksid jõuda ka näiteks otsusteni nende külade poolt, kes siis on esindusküladeks omal ajal valitud. Ja ma kõiki asju ju päris ette ei hakka üks-ühele lugema, aga võib-olla just see olulisus siin, et konkurss ise ei alga mitte sellest hetkest, kui on välja valitud esinduskülad, kes liiguvad üleriiklikule konkursile, siis omavahel mõõtu võtma, vaid tegelikult algab ta ikkagi ju aasta varem ja algab ta maakondadest, kus siis partnerite vahel, kes maakonnas on, sõelutakse välja just see konkreetne küla, kes on järgmisel aastal siis selles heas mõttes võistlustules. Ja sellest hetkest, kui on nad välja valitud, algabki nende külade jaoks üks protsessipõhine tegevus ja siinkohal võin öelda kogemusest, et kui külal näiteks puudub maakondlik tugi, siis selle protsessi lõpuks on nad ikkagi päris välja pigistatud nendest viimane ja selline kohanemine või uuesti taastumine võib ka aega võtta ja sellepärast mul on hea meel, et te ikkagi siin väga suures osas täna olete. Ja see on ka üks esmakordne kohtumine, kus peale konkurssi aasta pärast külad uuesti taas kokku tulevad ja saab vaadata, et mis on toimunud või mida ja kuidas peaks edasi liikuma. Nii et tegemist ei ole siis konkursiga, kus lihtsalt midagi vaadatakse, vaid tegemist on protsessiga, mis algab märtsist ja lõpeb siis juunikuuga ja selle vaheses tõesti külad peavadki pingutama ja ilma teie kaasabita siis maakondlikud esindused ei ole võimalik tegelikult seda protsessi tulemuslikult teha. Ja nii nagu juba siis hindamiskomisjoni esimees Jüri Ratas mainis, et tegelikult on ju ikkagi kõik külad, aastakülad selles kontekstis, kõik on oma maakonna esinduskülad. Lihtsalt mingi hetk on see, kus antakse võib-olla siis ühele selline suurem tähelepanu ja oli siis 2021 küla siis Viskla küla Kose vallast, kes ka siis sellise aastaküla tiitli sai ja tõenäoliselt ka mingil hetkel ta selle tiitli või siis rändauhinnaga edasi annab. Nüüd ma tahtsin ka mainida meie hindamiskomisjoni tõesti, mis on olnud, et selle hindamiskomisjoni moodustavad tegelikult väga erinevate institutsioonide esindajad. Seal on mitu ministeeriumi esindajad, maaeluvõrgustik, maaelunduse sihtasutus, pea 10-liikmeline, on võimalik ka esinduskülal endal, kes siis tiitli sai järgmisel korral hinnata teisi, ka külaliikumise esindaja ja eesmärk on olnud selle hindamiskomisjoni muutusega tuua sisse just sellist professionaalset ja võib-olla ka teist vaatenurka, mida võib-olla külaliikumine ise vaatab ühte kanti, aga teise külje pealt kõik need protsessid, mis ühte sellist esindusküla iseloomustavad, võiksid olla erinevatest vaatenurkadest vaadatud. Ja tõepoolest on olnud neil keeruline
2 tundi on 2 tundi ja eks osad külad võib-olla ka teavad, et minu funktsioon on olnud selline kuri kellatädi kusjuures nii hindamiskomisjoni seisukohast kui ka külade mõttes, et anda kõigile see võrdne positsioon ja võrdne start, et keegi ei tunneks, et temal oli nüüd rohkem aega kui kellel teisel, nii et seda võimalust tõesti ei olnud. Nüüd, mis on võib-olla olnud selle konkursi nähtavuse jaoks oluline, on see, et koostöö siis Rahvusringhäälinguga ja just see videode teema, et ühest küljest võib tunda, et videod, mida siis külad pidid ette valmistama, on aeganõudvad, mahukad, võib-olla ei ole oskusi olemas, aga minu kogemus protsessijuhina on öelnud seda, et kui algselt võib-olla tekibki selline ärevus, et kuidas me selle saame, siis siin on edaspidises töös on välja tulnud see, et küladele on tugi tulnud taha teiste külade poolt, maakondlike teiste organisatsioonide poolt, ei lasta ju ometigi oma maakonna külal sellesse probleemi kinni jääda, et mul ei ole ühte väikest kas siis videotegijat või fotode tegijat, sest see on meie asi, et see ei ole nagu konkurss ei ole ainult selle ühe küla asi, kes on konkursile sattunud, vaid see on tegelikult meie kõigi ühine asi, et seda küla siis nagu toetada. Ja võib-olla eelmise aasta üks kõige suuremaid muutusi, mis konkursil oli, et kui varasemalt anti välja 2 tiitlit, ehk siis rahvalemmik, mida siis inimesed said hääletada ja teisest küljest siis hindamiskomisjon, et siis eelmisel aastal me siis püüdsime need omavahel kokku liita, et meil on ikkagi Eestis 1 aastaküla ja need erinevad hääled siis omavahel liideti ja kokku ka pandi ja selle tõttu siis, või sellest tulenevalt on ikkagi Eestil 1 aastaküla, sest mis seal ikka salata, et eelmised korrad lihtsalt meil ühiskonnas tekkis segadus, et kas me nüüd tegeleme siis sellise kommunikatsiooni mõttes rahvahääletuse tulemusena aastakülaga või meil on tegelikult seal veel midagi muud taga, kus on nagu vaadatud ja kaalutud ja vaadatud, et kuidas see kogukond koha peal toimetab, millised on tema koostöösuhted omavalitsuste, teiste küladega, võib-olla laiemalt, milliseid tegevusi nad ära teinud ja see tundub, et eelmisel aastal väga õigustus, et need omavahel nii hindamiskomisjoni kui ka siis rahvahääletuse tulemused väga palju suures osas nagu ka ei erinenud. Nii et see ühte viimine on teinekord just ka efektiivsuse, kulu ja kommunikatsiooni mõttes väga nagu olulised. Mida veel öelda siis eelmise konkursi kohta ja võib-olla ka siin tulevikus külad saavad kaasa rääkida rohkem, et tõepoolest ka eelmise aasta suurim muutus konkursi mõttes või eelmise korra oli siis see, et toimus eraldi aastaküladele selline suurpäev Vabaõhumuuseumis. Tõesti, seal tuldi kokku, see oli väga selline emotsionaalne, eriti pärast seda, et osad külad, kelle juures hindamiskomisjon käis, olid ju aprilli lõpus vist peaaegu, kus oli vihmane, mäletan Leevakul oli see, et nad väga olid mures, et kas me üldse saame näidata, sest tegelikult vihma sadas, või siis mõne küla jaoks oli see, kus hakkas päike väga lõõskama vastupidiselt, et need tingimused võisid ka erinevad olla, aga sellegipoolest see meelsus või hingestatud, mis kogukondades kohapeal oli, et hindamiskomisjoni ilmastik ei mõjuta kunagi, nemad tahavad näha seda, kuidas inimesed ikkagi selles kogukonnas sees omavahel suhtlevad, kuidas nad asju lahendavad probleemide korral, mida ette võtavad ja hindamiskomisjon on selles suhtes alati hästi sõbralik olnud, hästi hooliv olnud ja need esialgsed pinged, kui komisjon näiteks satub kogukonda, et siis niisuguse poole tunni pärast on need pinged maas ja tegelikult inimesed omavahel hästi nagu suhtlevad. Ja siin võib ka siis näha seda võib-olla emotsioonide tulva ja külaliikumise kodulehekülje peal on endiselt ka olemas pildigalerii, kus saab jälgida, et mismoodi siis Vabaõhumuuseumis kokku saadi, mida siis seal Vabaõhumuuseumis ka tehti ja ma väga nagu loodan, et kõik see, mis on nüüd alustatud, kindlasti jätkub. Tõenäoliselt ju uus konkurss algab juba sellel sügisel maakondade baasil, kus hakatakse uuesti külasid välja valima, aga siiski panen siis nii uuele siis külaliikumise juhatusele kui ka võib-olla siis hindamiskomisjonile nii-öelda südame peale, et ärge kindlasti jääge vanadesse kingadesse. Kindlasti sellel konkursil on väga suur potentsiaal tõsta Eesti küla ja Eesti küla võib-olla tiitli saanud kogukond ka Euroopa tasandile. Me juba mitmendat korda teame, et Maaeluministeerium ka pakub välja võimalusi kandideerida Euroopa aastaküla tiitlile ja näiteks laiemalt, kuid täna siiski nende võimaluste juures küla, aga aastaküla tiitli
üksinda saanud kogukonnal ei ole nii suurt võimekust minna Euroopa tasandile kandideerima, kuid teise külje pealt vajab tõesti ka kogu see Aastaküla konkursisüsteem võib-olla sellist täna populaarses keeles kas disainimist, reorganiseerimist, võib-olla ka laiendamist, meil on ju tulnud uued mõisted, meil on tulnud arukate külade mõiste, meil on tulnud siin uued koosloomelised mõisted, siin räägitakse hoopis juba teist liiki teenustest, et kõik need tegevused võiksid tulevikus siis ka selles konkursis väljenduda ja et see Aastaküla tiitli saanud siis kogukond tõesti tunneks, et seda tehakse nii-öelda ühises koosloomes ja et see kogukond saab tunda, et ta tegelikult tõesti lõpuks ei esinda mitte ainult maakonda, vaid ta tõesti kannab auga tiitlit Eesti Aastaküla. Aitäh! Aitäh, Krista, selle ülevaate eest ja korraldamast neid konkursse. Et kui ma elaks Aastakülas, siis ma kirjutaks kindlasti CV-sse sisse, et ma elan Aastakülas. See on minu meelest väga kõrge tunnustus. Aga järgmisena ma palungi siia meie aasta külana rõõmud ja väljakutsed Kristel Kadapik, Aastaküla 2021 võitja, Viskla küla esindaja. Nii et ole hea, Kristel. Tere, austatud kuulajad, et küll me Erkiga mõtlesime, mis me siin täna räägime ja tegime väikse spikri ka, et me midagi olulist ära ei unusta. Et meie Aastakülana siis meie rõõmud ja väljakutsed, et kui eelmisel aastal 12. juunil saime telefonikõne, et meie küla on valitud Aastakülaks, siis oli see selline tahtsid nagu väga rõõmustada, aga pidid ju saladuses ka hoidma, et ei saanud kõigile väga rääkida. Et 18. juunil ju alles avalikustati see. Ja nagu oma küla rahvale ka me ei saanud seda kohe öelda, et teadsid ainult need, kes siis klippides osalesid ja teised olid kutsutud lihtsalt 18. hommikul kiikuma. Osad isegi ei küsinud, miks nad peavad kiikuma tulema, kui on vaja kell 6 kohal olla tööpäeva hommikul ja kiikuda, tuleme, teeme ära. Et selles suhtes on Viskla inimesed sellised ägedad inimesed ja ma arvan, et see on kõigi meie ühine panus. Ja kui me lõpuks sealt Vabaõhumuuseumist koju jõudsime, siis meie ju ise ei näinud seda hommiku televisiooni. Siis me hakkasime üheskoos kõik seda vaatama ja oli nii mõnigi koht, mida me mitu korda tagasi kerisime, et uuesti ja uuesti vaadata. Meil on selle tunnustuse üle väga hea meel, aitäh, et see tiitel tõi meile väga palju tähelepanu, et meil käis palju ajakirjanikke, hästi palju külalisi, juba samal õhtul oli meie Kiikla inimesi täis, käis komisjoni liikmeid oma sõpruskondade ja töökaaslastega, et üle Eesti käis väga palju külalisi ja ka Lätist ja Soomest ja kus vähegi see info liikus tuli. Et me võime, ma arvan, Erki Kuune pealt juba rääkida oma külalugu kõigile, kes küsib, ja Erki vist on üle 100 korra rääkinud sellest, kuidas meie külla lipu mast saabus. Et selles suhtes oli hea, et saime kõik numbrid ja arvud kõik väga ilusti selgeks endale ja peame olema võib-olla tänulikud oma tööandjatele, sest me teeme kõike seda oma palgatöö kõrvalt, kes kogu aeg lubasid ära, kui ütlesid, et kas võib, ma käin paar tundi ära, meile tulevad jälle külalised, siis öeldi, mine käi ära, et tule siis tagasi. Et jah, nagu Erki autos ütles, kui tulime, et ega palgatööle on meil natukene vähem aega nüüd panustada, et aga saame hakkama. Tunnustus on meie külarahvast veel rohkem liitnud, et kui ennem oli mõni inimene, kes võib-olla väga aktiivselt kaasa ei löönud, siis nüüd tundsid kõik uhkust ja osalevad rohkem üritustel võib-olla kui varem. Meie külla on tulnud palju noori peresi juurde vahepeal, et kui meil žüriile tookord või komisjonile rääkisime, et meil on 19 last, siis täna varahommikuse seisuga on 30. Et
kinnisvarakuulutustes on igal pool mainitud, et tegemist on aastakülaga. Ja vabad talud lähevad väga ruttu ära. Samuti on mõjunud see meie tunnustus ka meie naaberküladele, sest see on kuidagi aktiveerinud kogu Kosaje valla külade ühistegevust, et see motiveerib neid ka, et ka väikesed külad võivad midagi saavutada ja midagi teha. Ja mis meie jaoks on selline väga positiivne asi, et kui komisjoni liikmed ja kõik teised, kes meil on külas käinud, mäletavad meie uhked aukudega teed, siis praegu on vähemalt järgmise aasta teehoolduse kavas pandud kirja, et Viskla saab 2,5 kilomeetrit musta katet. Et väike edusamm. Et rõõmu on olnud väga palju. Me oleme sellega hakkama saanud nende väljakutsetega, oleme valmis uuteks väljakutseteks ja siis sellest hommikuterevisiooni pealt kokkuvõte, et pannkooke ja karaskit tehakse meil edasi, kiikuda saab endiselt, noored laulavad, kirikuga koostööd jätkub, aardeid otsitakse, kogutakse jätkuvalt avajaid ja ta sai pärast seda saadet väga palju pakkumisi veel, et kogu täienes. Veised on vaatamata kõigile alles. Et väga paljud on küsinud, kas see veisekasvataja tõesti loobus veisete pidamisest, on alles. Ja meie küla tulevikuplaan, mis sai visatud naljana õhku, et tuleb süvasadam kruiisilaevadele, Sõude kanal, vesilennukite angaar, siis vist see tulebki ellu viia, sest meie külavanem sai ühelt kohalikult ärimehelt kaasfinantseerimispakkumise, et võib-olla ei olegi nali. Aga kas midagi, eks me peame siis labidad kätte võtma ja hakkama seda kanalit Kose poole kaevama sinna Piirita jõe poole. Aga tänan kuulamast. Aitäh ja nagu näete, siis milline kaude mõju on sellele tiitlile, et laste sündide arv kasvas peaaegu 2 korda, tee saab ära asfalteeritud, kinnisvarahinnad kasvasid kindlasti 5 korda, või isegi rohkem, eks kus on hea elada ja kus on meeldiv elada, eks sinna tahetaksegi juurde tulla ja see keskkond ongi see, mis inimese seob ja toob ka maale. Aga nüüd mina oma selle töö nagu lõpetan, selle moderaatoritöö ja nüüd ma annaks juhtimise üle Kristale ja Iivikale ja nemad siis korraldavad selle seminari ülejäänud osa, nii et aitäh teile kõigile ja edukaid arutelusid, et kõigil meil läheks nii hästi, nagu nendel aastaküladel on läinud, et selle nimel me kõik pingutame, edu ja jõud teile!